kuidas peita otsi töö käigus. Mul on siin 2 niiti, sinine ja roosa. Hakkan sõlmima sinisega ringid, roosaga kaared. Kõigepealt pange need niidid omavahel niimoodi risti. Ja siis jätke ringi niidiga, selline 3-4 sentimeetrit ots. Nüüd teete sõlme, aga ei tõmba seda siia kokku, vaid süstiku otsaga tõmbate selle niidi otsasid aasast läbi ja siis alles tõmbate sõlme kokku. Teete teise sõlme ja täpselt samamoodi süstiku otsaga tõmbate läbi. Oluline, mida jälgida, kui te sõlmite. Vaadake nüüd, milline on teie aas. See niidi ots peab jääma täpselt paralleelselt jooksma selle süstiku niidiga. Ja näete, ta tuleb siit aasast niimoodi, et alguses esimese poole alt ja teise poole pealt. Et see niit või niidi ots peab seda sama mustrit jälgima. Ja siin tuleb vastupidi. Näete, see niit jookseb siit aasa alt ja siit aasa pealt. Neid ei tohi risti ajada omavahel. Ja sõlmite umbes 5-8 sõlme. Mul on nüüd 5 sõlme tehtud, ma teen ühe veel lihtsalt näitamiseks. Nii. Ja nüüd, kui meil on piisavas pikkuses seda otsa peidetud, siis me teeme veel pool sõlme, ehk siis ainult selle esimese võtte. Siis murrame selle niidi otsa siia töö taha ja jätkame tavalise sõlmimisega. Kui ma olen oma ringisõlmed ära teinud, tõmban ringi kokku. Nii. Ja see niit jääb siia taha. Kui te nüüd vaatate, siis need sõlmed, kus on topeltniit, on natukene nagu mõjuvad paksemana. Et seda vältida, siis võib sõlmimisel neid sõlmi, kus topeltniit jookseb, natukene tihedamalt kokku tõmmata. Jätame selle praegu siia ja jätkame kaare sõlmimisega. Tõmbame kaarel ka selle otsa natukene lühemaks. Kõik käib täpselt samamoodi. Sätime selle siia vahele. Ja siin tõmbame otsa aasast läbi. Näete, kui ma teist poolt tõmban, ma tõmban süstiku otsaga nagu mõlema niidi alt. Siis ta läheb mul õigesse asendisse. Oletame, et ma olen piisavalt pikalt peitnud, teen viimase pooliku. Vantan niidi siia maha ja jätkan kaare sõlmimist.
nüüd lõikan ära otsad. Panen käärid niimoodi siia ringi vastu, risti ringiga. Ja täpselt sama kaarega. Kui niimoodi käärid panete siia selle sõlmitud osa vastu, siis ei juhtu seda, et te midagi valesid läbi lõikate.